senderdus. Ja Piira pääseb löögi! Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab 3. poolaeg. Saate toob teieni Coolbet, Eesti jalgpalli suurtoetaja. Tervist, head jalgpallisõbrad! Kätte on jõudnud koondise paus, see tähendab seda, et Premiumi liiga jalgpallurid on väikesel hingetõmbepausil need, kes koondises ei ole, ja siis mõtlesime, et kuidas meie seda koondise pausi tähistame. Koondislasi praegu külla kutsuda ei saa, nemad on kuskil Ungaris laagerdavad ja mõtlesime, et kutsume siis külla mehe, kes igapäevaselt Pärnusse ei satu, vabandust, spoilisin ära juba, mehe, kes igapäevaselt Tallinnasse ei satu, sest ta on Pärnus, täpsemalt siis Audrus, kuskil seal Ringlaja läheduses paikneb Sander Kapper. Tere Sander, kuidas läheb seal Pärnus ja Audrus? Tere! Pärnus läheb väga hästi, et õnneks me ei ole jäänud selle suure lume alla, mis siin Tallinnas valdab, aga ei, täitsa tipp-topp ja mul on hea meel, et ma siin olen. Tallinnas on sinu jaoks siis palju lund praegu, jah? No vaadates neid ülekandeid, mis siin oli, siis tundus et siis ma kuulsin ka, et... No ja meil tuleb MK-etapp kohe siin, murdmusvõetamise MK-etapp, et järelikult lund peab olema. No täpselt, kellele sobib, kellele ei sobi on ja et jalgpallurid on, kuidas öeldakse, me oleme natuke ära elitatud, et meil meeldib mängida sükse mõnusa päikse käes ja ilusate muruväljakutel, aga praegu siis peame leppima sellega, mis meile pakutakse. Ühesõnaga... Praegu tundub, et teile pakutakse päris head seisu. Olete siin Flora saite kätte, Levadia oleksite ka peaaegu kätte saanud, natukene jäi puudu. No ütleme nii, et me oleme seda klassikat kuulnud väga, väga palju, et peaaegu ei loe jalgpallis üldse. Et kuidas ma ütlen, et alustasime suht keerulise sükse vastastega, et Kalju oli sükene normaalne äratuskell ja saime seal teada kohe, et mis meid nagu tulevates mängudes ees ootab. Flora vastu ütleks, et väga-väga soliidne partii kaitses, mängijad olid valmis selleks mänguks, Flora võib olla mitte nii väga, jalgpallis peab kindlasti ka õnn olema, seda meil ka oli mingil määral, kui nende ründa näiteks lõi latti ja ka väravat oli meil ka väga tasemel. Et ütleks, et sükene Prime Atletico Madrid oli meil. Ütleme, kui sa tuled, alustate, nagu esimesed 3 mängu on Kalju, Flora ja Levadia, kes siis kodus, kes võõrsil, siis sealt 3 punkti võtta vist nagu ikkagi võtad vastu tabelisse. No lisaks tuleb ka meeles pidada, et meil tuli seal topelt nädal, et me alustasime Kaljuga, me saime sükse kerge šoki, et Kalju oli väga hästi ettevalmistunud ja nad olid väga, väga teravad meie vastu, kuigi ise ka natukene olime seal raskustes nii-öelda mängu kontrollimisega. Aga siis tuli Narva, mis oli meie jaoks väga oluline mäng, seal siis... Ehk siis räägime karikamängust, mille te kaotsite? Täpselt, ja seal, nagu ma rääkisingi, on õnne vaja, kahjuks õnn meid seal mängus ei soosinud, kuna oli tehnilised viperdused, et see oli üsna valus mängijatel nagu vastu võtta. Ja siis pärast selgus ka, et saime tagasisidet siis nii-öelda ühelt kohtunikult, et tegelikult oli et nende eksimus ja nad väga vabandavad, aga... Räägi lahti see täpselt, mis siis... No põhimõtteliselt meil oli väga oluline mäng, meil toimus mäng üldse hallis Narvas ja hallis mängimine ei ole päris see, mida jalgpallurid soovivad, aga vahet ei ole. Läksime Narva, kõik oli hästi, olime valmis ja siis... Esimestel, ma mäletan, kas oli 5 või 6 minut, et siis meie ründaja tuli siis nii-öelda palli küsima ja siis ta tegi sükse puute nii-öelda survalt välja, aga siis siiski Narva mängija sai palli kätte, kes omakorda tegi natuke musta puute ja siis peale seda musta puudet ta läks siis meie ründale üsna konkreetselt ja sükse intensiivselt nii-öelda säärekonti. Ja siis kõik mängijad olid juba nagu valmis, et väga hea, et siit tuleb nagu otse punane ja me saame nagu mängu kätte, sest kes jalgpalli on jälginud, Narva on üsna terav. Neile meeldib Narva on väga terav, jah. Väga terav, neile meeldib seda mees pressi harrastada, et oleks olnud nagu huvitav näha, et kuidas nad siis kohanevad vähemuses, kas nad suudavad samad pressi hoida või nad langevad või mida iganeseks. Ja siis tuli välja, et kohtunik läks varri vaatama, siis me olime üsna nagu kindlad, et üldjuhul kui varri minnaks vaatama, siis ega lõpeb mingi konkreetse otsusega. Ja siis kohtunik läks ekraani juurde, vaatas seda ekraani ja siis järsku võeti kaamera või see ekraan võeti stepsist välja, kaamera ei toiminud ja siis mängijad oli nagu hämmingus, et mis toimub, vaata, et mine siis vaata nagu üleval kommentaatori boksist, et seda on ka varem tehtud. Aga kohtunik otsustas mitte selle kasuks ja siis otsustas miski pärast
mänguga jätkata ja kohe, kui ta palli maha pani ja meie mängija survalt pika palli välja mängis, hopsti, pilt oli tagasi. Ja siis ilmselgelt jalgpalluri reaktsioon ja arvestades palju meil oli mängus, seal oli mängus ikkagi poolfinaali koht. Ja potentsiaalne eurokoht. Potentsiaalne eurokoht, seda saab alati oletada. Aga ütleme see võimalus vähemalt mängida euro kohale. Täpselt. Ja siis järsku pilt on tagasi, siis me oleme kõik nagu, et kohtunik, sul on veel nagu võimalus vaata, et mine vaata üle, aga tema otsustas, et kuna pall juba mängu pandud, siis tema enam seda otsust tagasi võtta ei saa. Ja siis ilmselgelt meie treener oli väga pettunud, mängijad olid väga pettunud ja ma arvan üldse niisugune nagu, eks me ikka pingutasime, proovisime, aga niisugune mängufoon ikkagi meil nagu vaimselt ikkagi nagu andis tunda, et neil peaks olema punane, aga neil ei olnud ja siis me sealt proovisimegi nii-öelda välja rabeleda. Lisaks see mängija, kes oleks pidanud punase saama, mängis tegelikult väga-väga hästi. Ja ka Kabore ei olnud? Ei olnud. Kabore oli kübaratrill, oleks temast lahti saanud, oleks... No jällegi mõtleks nagu, oleks natuke rohkem õnne ja Kabore üldse tuli puhkuse pealt. Ehk siis tal oli... Esimesed voorud jättis vahele. Esimese vooru jättis vahele, väga värske, ta ei ole seda kõrge pressi võib-olla nii palju teinud, selles mängust oli nagu värske, ta sai seda teha, aga need kõik oleksid, et pole midagi öelda, et palju õnne Narvale ja me kõik teame, Narva on tegelikult üleüldse karikas väga-väga tugev, et nad on seda varasemalt näitanud vahetele, kes neil vastas on. Mis puudutab Florat, nagu mainisin, tegime väga soliidse partii, Floral ei olnud võib-olla kõige teravamad putsad jalas, nad ei suutnud oma võimalusi realiseerida. Nüüd siis Levadiaga samamoodi läksime 1-0 ette, hoidsime Poola ära, aga kui ühel võistkonnal on 20 mängijad ja teisel võistkonnal on 35 mängijad, kes on väga-väga kõrgtasemel olevad mängijad, siis seal ongi põhimõtteliselt, et kui ühel mängijal natuke kehvem päev, siis tuuakse kas parem mängija asemele või vähemalt sama hea mängija ja Levadia lihtsalt ütlen, et kvaliteedi pealt võtsid meid ilmselt ära. Väga hea selline sisekaemus siis Pärnu Vapruse senisesse hooaega, mis täpselt 4 mängu siis on käsnud. Just kui 1 võit, 3 kaotust, aga samas kui vaatame, kellega mänginud olete, siis tegelikult ikkagi ju väga okei algus. No jah, ma siin abikaasaga ka siin paar päeva tagasi arutasime, et mõtle nüüd, sa võtad Kalju vastu Viigi 1 punkt, sa võtad Flora vastu Viigi 1 punkt, sa võtad Levadia vastu Viigi 1 punkt, see on 3 punkti kokku. Aga me oleme kaotanud juba 2 mängu, aga me võitsime 1, ehk siis kokku võttes teeb ikka sama punkti saagi, eks. Ilmselgelt, kui sa küsid ükstapuha millisel Pärnu Vapruse esindusmeeskonna mängijalt, mis su eesmärk oli nendest 3 mängust, siis või 4 mängust ilmselgelt olid võidud, aga nagu ma olen ka öelnud nagu noorematele mängijatele, et ei ole oluline, kuidas alustad, vaid on oluline, kuidas sa lõpetad. Ehk siis, kui meil oligi täitsa algus natukene rabe, et saime Kaljult nagu sahmaka, siis me oleme, ma ütleks, nagu mängud oleme ikkagi soliidsemaks ja paremaks läinud. Me ei mängi võib-olla kõige atraktiivsemat jalgpalli, et valdame palli seal vastase viimasele kolmandikule väga palju pealelööke, aga me peame ka aru andma endale, et milline võistkond me oleme, kes meie mängijad on ja mis meie tugevused on. Ühesõnaga mõnes mõttes nüüd see nagu teie hooaeg ju algab, kui tulevad mängud Tammekaga, Harjuga järjest, siis Paide ja siis jälle Kalev Kure, et nagu need on need kohad, kus te nagu juba peate hakkama punkte võtma. No jah, punkte peaks võtma igalt poolt, aga selles suhtes meil otseselt nagu vahet ei ole, kelle vastu mängime, proovime ikkagi enda mänguplaanile truuks jääda ja läbi enda nii-öelda tugevuste nii-öelda edu saavutada. Mis puudutab nüüd need mängu, mis tulevad, eks seal on niisugune, kes jalgpalli on pikalt mänginud, nad saavad ka aru, et niisugune vaimne hoiak üldjuhul muutub mängijatel. Et nüüd on nagu sa mainisid Tammeka, eks, et nüüd me peame võitma. Jah, me peame võitma ja me tahame võita, aga me peaksime ikkagi jääma truuks enda tugevustele, mis on meile siiamaani edu garanteerinud. Et ei tohi muutuda selliseks, et nüüd peame midagi ekstrat tegema, et nüüd on Tammeka vastas, nüüd peame nagu, iga vend peab nagu hullult tõestama, ei, hoiad oma mänguplaanis kinni, teed neid asju, mida sa oskad kõige paremini ja siis tulemus ka tuleb. Läheme ajas tagasi, kuidas sa üldse jalgpalli juurde jõudsid, sinu see jalgpallitee on, ütleme, üle keskmise huvitav, kui vaadata tavalise Premiumi liiga jalgpalluriga, kes nagu läheb, noorel poisina läheb trenni, jõuab selle sama võistkonna esindusmeeskonda välja ühel päeval. Sa läksid ka trenni ja jõudsidki selle sama võistkonna esindusmeeskonda välja, aga sa tegid sinna paar vahelepõiget ka, Soome ja Taani, et ütleme, sa läksid umbes 7-aastase poisina trenni. Jah, kuidas sa läksid ja siis mis nagu saama hakkas, et räägi see teekond lahti, see on teistsugune? Et põhimõtteliselt olin siis selline tavaline
kus ma ütlen, maapoiss on ja väga palju maailmast ei tea. Maapoiss ehk siis Viljandi poiss? No Viljandi poiss, jah. Noh, suure osa ma olen tegelikult üles kasvanud ka Karksis. Viljandi külje all. Just, mis on siis mu vanaema kodu, et temaga on hästi palju aega veedetud ja onudega, kes siis ka seal üles Karksis kasvasid, aga enamust ajast jah, ikkagi ma alustasin kooli ja lasteaia alustasin Viljandis ja siis läbi klassivend läks üks päev trenni ja siis küsin, et kas sa mängima ei tahaks tulla, et ta ikkagi ütles, et ei saa, et ta on ikkagi trenn. Mis trenn? Siis ütles, et jalgpalli lähen. Siis ma olen, tohoh, mis see veel on? Ja siis läksin ka koju ja ütlesin emale, kuule, mul see sõber läks jalgpallitrenni, et ma tahaks ka minna. Ja siis ema oli nagu, mis asja, mis jalgpall, vaata. Ema ka väga nagu, kuidas ma ütlen, pallispordi spetsialist ei ole. Pani mind siis hästi soojalt riidesse, tegemist oli siis üks sügise talvetrenniga Viljandi Kunstmuru staadionil. Ema pani mul siis kombeka selga, mütsid, paksud villased kindad ja siis küsisin emalt, et ma olen ikka jalgpalli mängima, et paneks ikkagi mingi sporditassud ka jalga, aga ema eitas ja ütles, et talvesaapad lähevad jalga. Ja siis läksin sealt Viljandi mäest alla siis sinna Kunstmuru väljakule ja olin täitsa kombekas seljas ja talvesaapad seljas, ütlesin treenerile, et tere, ma tulin trenni. Ja siis ma ei tea, kuidagi hakkas jalgpalli asi meeldima. Ma nüüd täpselt ei mäleta, kaua ma seal Viljandi... Kuidas oli saabastega palli lüüa, mäletad või? Üldse liikuda sellest... Ma jään sulle vastuse võlgu, selles ma mäletan, et saapad olid hästi paksud ja ma ei osanud nagu väga lüüa, eks ma lõin varbaga kogu aeg, eks siis ju siis nagu mingi kasu oli nende saabastest, nagu varbad valusad peale trenni ei olnud. et jah, siis olin seal, täpselt ei mäleta, kaua ma käisin seal võib-olla paar kuu ja siis üks päev tuli ema ütles, et me nüüd kolime. Ja siis jällegi, kuna ma olin väga noor, siis ma väga ei saanud aru, mis need asjad tähendavad, see kolimine ja üleüldse. Ja siis hoopis avastasin ennast siis paar nädalat peale seda kolimisprotsessi ennast teises riigis. Teised inimesed, teine keel, ma ei saanud nagu mitte midagi aru, aga siis vaikselt ema pani mind siis Taani kooli, pidin tegelikult teise klassi minema, aga kuna teises klassis inglise keelt ei räägitud, siis mind pandi otse 3. klassi. Ehk siis mul õnneks vedas, et... Sul endal juba oli inglise keel mingil määral olemas? Õnneks jah, ema juba väga varakult hakkas õpetama inglise keelt nagu baastermineid, et hello ja where are you ja nii edasi, eks. Ja siis ma vaikselt nagu läbi selle sain inglise keele selgeks. Lisaks oli mul onul, kes oli meil naaber Viljandis, tal oli PlayStation 1, mille peal sai siis hästi palju mängitud erinevaid mänge, mis on ka inglise keeles. Ehk siis ei ole midagi, need mängud nii halvad, kui inimesed arvavad. Mul oli Cartoon Network selles rollis lapsena, sul seda ei olnud? Mul Eestis seda ei olnud, sest meil oli niisugune hästi suur kasttelekas ja seal oli mingi antenniga pidi kogu aeg regullima, et millist kanalit näha ja millist mitte, eks. Et alles Taanis avastasin selle Cartoon Networki ja Nickelodeon või mis see, et seda sai vaadatud, aga see oli juba saksa keeles, et taanlastele hirmsasti meeldib see saksa keel, et seal sai nagu natuke saksa keelt õpitud. Aga jah, siis ühe sõnaga läksin siis 3. klassi otsa, kõik vestlus toimus siis õpetajatega ja nii-öelda klassivendade õdedega siis inglise keeles. Eks ta raske oli, sest ega mul see inglise keel täitsa puhas ei olnud. Aga vaikselt õppisin ja siis lõpuks, kui ma jõudsin 6. klassi, siis oli taani keel ka juba suus, et siis 3-4 aastaga õppisin taani keel ära nii, et ma suutsin hakkama saada. Oota, kui sina läksid 3. klassi, mitmendasse Eestis, nagu 1 aasta olid Eestis koolis käinud või? Ehk siis üks jäi just ka vahele, jah? Jah, et mul oli kõik asjad olid 5 peale loodusõpetuse, sest ma ei õppinud need linnud selgeks, mis olid nii-öelda kohustuslikud tollel ajal. Ja sellest sa kindlasti tunned puudust? Tunnen väga kindlasti puudust. Ja ütleme siis, ma olen, nagu ma su varasematest intervjuudest olen aru saanud, siis sel teekonnal sa jalkat ei mänginud tegelikult, jah? Hakkasin mängima, eks siis Taanis oligi niisugune, praegu tagasi mõeldes mõtlen, et pagan, et just see õnnefaktor, et seda oli mul natuke vähe, et ma alustasin Taanis jalgpalliga, kui ma 12 olin äkki või 12 vist. Ja siis kuidagi asjad tulid nii kiiresti, see Taani kool oli kuidagi nii hea ja nii tõhus, et ma arenesin väga lühikese aja jooksul väga palju ja siis mind hakati, no nagu ikka
jalgpallis on, et siis üks võistkond tahab sind endale, siis tahab teine võistkond sind endale, siis räägitakse vanematega, aga minu ema jaoks oli see kõik nagu stress, sest iga teine nädal mingi mees helistab, küsib, et kuule, tahaks lapse siia trenni tuua, et kas saaks. Ja siis ema oli nagu, no miks ta siin trennis ei saa käia, see on kodu lähedal, turvaline, kõik on hästi. Aga siis lõpuks läbi erinevate treenerite ma sain nii-öelda parematesse tiimidesse, sain isegi käidud Agiiri endise koduklubi talenditreeningutel, ehk siis Randersis. Mis on ju tegelikult väga kõrgel tasemel meeskond. Väga kõrgel tasemel meeskond, aga neil oligi Randersi nii-öelda eesmärk oligi korjata igast maakonnast kokku nii-öelda kõige potentsiaalikamad noored ja siis pakkusid neile nii-öelda erinevaid talenditreeninguid ja siis läbi selle endale saada siis nii-öelda parimad noored. Mind küll ei valitud sinna nagu Noorteakadeemiasse, aga ikkagi suur au ja privileeg nendest talenditreeningutel käia. Ja siis nüüd tagasi meeles kolisime üsna palju, eks ma jäänudki nagu koha peale püsima, et ma siis Taanis, ma arvan, elasin mingi 3-4 erinevas kohas ja siis võistkondade vahetus tuli ka niisugune suht orgaaniliselt ja kogu aeg pidin vahetama. Aga jah, Taani jalkakool ikka väga põnev, mul tekkis veel 14-aastasen tekkis võimalus minna Taani, mis ta oli, Greno Akadeemia kolledžisse, aga kuna see taseme poolest ma läksin sisse saanud, aga kuna seal oli aastamaks oli natukene liiga kõrge minu perekonna jaoks, siis kahjuks sellest võimalusest pidime loobuma. Ja siis, ma ei tea, siis mul Taanis tekkisid muud huvid, ma ei hakka siin täpselt kommenteerima, mis huvid, aga huvitavamad ühesõnaga spordivälised huvid või? Spordiväliselt kahjuks, jah. Võib see aimatab mingid tüüpilised asjad, millega noored inimesed tegelevad? Jah, Taanis on lihtsalt liiga vara. Taanis on jah, see vanuse piirang on natukene, mitte natukene väga palju madalam kui Eestis näiteks mingite asjade puhul ja siis ütleme, et kui meie peaksime olema 18, et minna poodi, siis seal said 16. Täpselt, seal sai juba 16-sena niisugust magusamaid ja hapumaid asju kätte ja kuna ma olin juba vaimselt kuidagi nagu vanem peas, siis ma ka suhtlesin vanemate inimestega. Ehk siis minu nii-öelda sõbrad olidki minust paar aastat vanemad ja siis oli lihtsalt see flow, millega sa pidid minema. Kuna ma olin jällegi nagu välismaalane, siis sul oli valik, et kas sa lähed selle flowga kaasa või sa oled nagu niisugune üksi, ma ei tea, kodus või oled üksi jalgpalliväljaku peal. Praegu tagantjärgi mõeldes oleks pidanud tegelema muud asjadega, aga see on jällegi see, mis on teinud minust selle, kes ma olen. Ja siis, kui ma 15 sain, siis tuli ema jälle positiivse uudisega või et nüüd kolime jälle, aga nüüd kolime Soome. Ja siis Soomes täpselt samamoodi üsna niisugune raske sisseelamine, et läksin kooli Soomes ja jällegi panti niisugusesse, Soomes oli selles suhtes natuke teistsugune süsteem, et neil on niisugune asi nagu ettevalmistav klass, ehk siis sa lähed nii-öelda 9 kuud, lähed niisugusesse klassi, kus on siis kõik välismaalased ja siis seal õpetatakse ainult nagu Soome baasoskused selgeks, et see valmistaks sind ette selleks, et kui sa lähed kooli, siis sa juba oskad nagu toime tulla nende erinevate ainetega, mis siis kool pakub. Ja siis ma olin seal 6 kuuga, kuna mul oli eesti keel ka enam-vähem tasemel, siis läbi selle mul oli natuke lihtsam seda soome keelt õppida, sest sarnasusi on palju, aga mitte päris nagu üks ühele. Ja siis juhtus see, et kuna ma olin hüppanud üle 2. klassi noorena, siis mul tekkis Soomes võimalus käia 8. klass uuesti. Ehk siis ma nagu tegin selle tasa, et ma läksin oma vanustega nagu... Sa kooli lõpetuseks olid sa sama palju koolis käinud kui teised? Just, lihtsalt 3 erinevas keeles. ja osad klassid vahele jätud, osad klassid 2 korda teinud. Just, täpselt, et... Linnud olid selgeks saanud selleks ajaks? Siiamaani ei ole selge. Mul siin abikaasa mingi 4 aastat tagasi õpetas mulle 6 eesti keeles selgeks, mis järjestused nad tulevad. 4 aastat tagasi, siis me räägime inimesest, kes oli 26. Täpselt. Et sa ei teadnud, et aprill on pärast märtsi, mitte vastupidi. No, kuna sa oled õppinud, ütleme, neid asju nii mitmes erinevas keeles, siis sul tekib alati mingi nagu blokk ja siis mingi seos ja siis on jällegi valesti seos ja siis nii edasi, et mul oli tihtipeale, ma ütlesin ka iseendale, et pagan, et ma arvan, mul on inglise keel kõige tugevam keel, mis mul üldse on, sest seda ma olen pidanud kasutama kõige rohkem. Et Taanis oli jällegi kohustuslik. Inglise eesti keele kuud on ju nagu põhimõtteliselt üks ühele ju. December ja January, jaanuar ja
no on jah. Mis see keeruline koht oli su jaoks siis toona mäetada? Ma arvan just need suvekuud, et täpselt august, et jah, et väga keeruline. Inglise keeles on palju lihtsam august. Tundub keeruline või tundub lihtne praegu öelda, aga ma kujutan ette, et tekitas peavalu. Et mõnedel on ju, ma ei tea, küsid neilt, et palju on, ma ei tea, 15 jagatud millegiga ja siis nad ei suuda ka vastata, kuigi on üli elementaarne vastus selleks. Ja mul üks sõbranna, keda ma narrisin ülikoolis sama asja pärast, siis ta ei osanud nagu seda kella, kus seierid on. Ei, vastupidi. Kui tal öelda 2:30, siis ta ei saanud aru, kas see 14:30 või 15:30. No, et tal oli siuke plokk. Mingi plokk tekib. Eks kõigil ilmselt tal on mingisugune jabur asi. Just. Aga õnneks olen nüüd seda selgeks õppinud ja olen rohkem nagu ühiskonna osa. Nüüd sind aktsepteeritakse lõpuks. Nüüd mind aktsepteeritakse. Ka Pärnus. Kogu selle krempli juures, mis sa välismaal veetsid, ma olen aru saanud, et tagantjärele sa tunned, et sul oli jõhker mahajäämus, kui sa nüüd ütleme, ühel hetkel jõusid Eestisse tagasi, läksid Viljandi tulevikku mingi 20-aastasena või? 2015, jah. Jah, ehk siis umbes 20-aastasena läksid Viljandi tulevikku, jõudsid nagu meistriliigasse ja siis sa said aru, kui retsilt sa oled maast teistest. Milles see mahajäämus nagu tuli siis või kuidas see nagu oli? Ütleme nii, et kui ma Soomes nagu läksin, korra põikan Soome tagasi, et Soomes oligi nii, et kui ma käisin seal ettevalmistavas klassis, siis meil oli nii-öelda kekatund ja siis kekatunni õpetaja oli mingi jalgpalliklubiga seotud inimene ja siis tema nagu nägi mind kekatunnis, et kuule päris tubli poiss, et oskad nagu palli mängida, oled sa varem mänginud, siis ma ütlesin Taanis jah, et 3 aastat tagasi või 2 aastat tagasi see nagu mängitud päris kõvasti. Et siis on Taanist Soome minekust toimus ka ikka paus, jah? Jah, sest ema täpselt, kuna Soomes oli hästi palju paberimajandust, ehk siis mingi elamisluba ja siuksed asjad, et see nagu venis päris pikalt, et ma olin vist 3 või 4 kuud lihtsalt olin kodus, mitte midagi teinud, olimegi 2-toalises korteris, olime, mul oli õde, 2 nooremat õde oli veel kaasas, ja et lihtsalt olime, mitte midagi, kooli midagi minna ei saanud, ja lihtsalt tiksusime ja siis lõpuks kuidagi saime kooli ja siis kekatunnis oligi, et üks õpetaja ütles, et kuule, et kas sa jalgpallitrenni tahad minna, ma tean ühte võistkonda, ehk siis Vikingid FC, mängisid kunagi Soome kõrgliigas, et neil on siin lähedal on jalgpallitrennid ja siis läksin sinna ja tegin seal hästi palju trenni, seal ma sain ka mingisse piirkondlikusse talenditrennides käia ja siis lõpuks tuli jälle paus mingi muude huvide pärast, et jällegi tahtsid nagu inimestega nagu blend innida ja siis tegin muid asju, aga siis lõpuks üks hea sõber mul sai mind jälle ree peale, üks tänaseks päevaks siis Soome A-koondislane, üks Robert Ivanov, kes mängib ka seal Saksamaa teises Bundesliigas, et tema ütles, et kuule, davai, et hakkame nüüd jalkat tegema. Ja siis läksime ühte võistkonda FC Müllupora, kus oli niisugune väga huvitav projekt, et meil oli, ma võin nüüd eksida selle sõnastusega, aga UEFA Cup winner oli meil treener, ehk siis Ravil Sabitov. Ja tema siis nagu vedas seda projekti, käisime 2 korda, või 2 aasta jooksul käisime Türgis ka laagris, mis oli nagu minu jaoks nagu kogemus, mängisime seal nagu Pate Borissovi vastu, mängisime Kuban Krasnodari vastu, et see oli nagu väga-väga tummised ja kõvad satsid, et see oli nagu Artur Vika vastu vist ei saanud mängida? Ei saanud. Ta vist läks paar aastat hiljem sinna, jah? Jah, ta läks hiljem, jah, et ma olin nagu täitsa, no ma arvan, oli mingi 17 äkki. See oli siis mingi umbes 2011 või 12? Midagi sükest, jah, et mul need aastaarvud on nii segamini läinud siin kolimisega ja erinevate asjadega. Aga ühe sõnaga siis tekkis mul võimalus isa tuttava kaudu tekkis mul võimalus minna Sillamäe Kalevisse testimisele ja seal oli treener tollel ajal Sergei Frantsev ja siis ma läksin sinna ja põhimõtteliselt ma läksin kuidagi nii, et mul oli mingi varba vigastus, aga no ei huvitanud, ma tahtsin proovida, see oli Eesti liiga 2. parim sats tollel ajal. Ehk siis nagu euromängud ja niimoodi. Mida? Euromängud ja värki. Tollel suvel jah, nad hakkasid mängima euromänge, enne seda nad veel ei mänginud, aga siis no see oli meeletu tase oli seal, see oli ebareaalne, ma olin nagu kuhu ma sattunud, ma tulen Soome 3. tulen kuhugi Eesti kõrgliigasse, et see ei ole reaalne, et ma siin olen. Aga Sahavaika oli seal ka, ma ei tea, kas ta oli nagu juba vaikselt nagu abitreeneri rollist, vähemalt ta oli see, kes rääkis nagu eestlastega eesti keeles, et ta nagu juhendas ja aitas ja Vunk oli ka või? Vunk ei olnud, seal eestlastest oli ainult, või nii-öelda eestikeelseid kõnelevaid oli ainult mina,
Slava, Andre Paju oli seal testimisel ja Keer Suurpere. Et Tammeka poisid ühesõnaga. Tammeka poisid ühesõnaga, jah. Ja siis tollel ajal väga viisakad poisid olid ka Tuudarev, kes minuga proovis... Hilisem Tammeka poiss. Ja hilisem Tammeka poiss, kes minuga proovis suhelda, aga tal ka see ingliskel oli nagu oli, eks. Ja siis oli Volko. Tal oli mingil tasemel eesti keel ka juba, aga see võib-olla tuli ka hiljem siis. See tuli ilmselt hiljem, eks. Siis seal oli Volko, kes näitas mulle, et süüa saab peale trenni, näitas mulle seda supikaussi, ütles, et näe, söö, vaata. Ja siis seal oli Ivan Jušin, et nüüd päris nagu huvitav tagasi mõelda, et nende vendadega sai nagu esimesi samme üldse teha, et see oli päris lahe. Ja siis lõpuks me nagu kokkuleppele jõudnud seal Sillamäel ja siis ma läksin vanaema juurde Karksisse ja siis vanaisa, mul on üks vlog YouTube'is, kus on ka seda lugu hästi näha nii-öelda videokujul, et vanaisa rääkis, kuule, et Viljandi tulevik tõusis kõrgliigas, et sa ei taha proovima minna või? Siis ma olin, tohu, miks mitte? Ja siis saatsin Viljandile e-maili, avaldasin soovi, et sooviks nagu teile testima tulla ja siis Viljandi tulevik oli, et oi, et tule ja vaatame üle siis. Ja siis testiperiood kestis mul circa 2 nädalat, tollel ajal oli treener Aivar Lillevere ja siis ma mäletan, kui ma esimest korda sinna Viljandi tuleviku riietusruumi läksin, siis tuli hästi-hästi pikk ja suur mees tuli vastu. No tere, Suomi poika. Ja siis ütlesin, tere, ma olen Sander. Tere, ma olen ka Sander. Siis ma olen, tavaine. Läheb asja ajamiseks. Et post võttis nagu külje alla ja aitas mul nagu väga-väga hästi sisse elada, et ta on hästi sükene bäntervend, et talle meeldib nagu pulli teha riietusruumis ja tal meeldib, kui võistkonna on ikka hea olla ja kogu aeg hoolitses selle eest, et mängijad oleks kõik asjad olemas ja selle me on talle iguseks ikka võlgu, et ikkagi aitas ja suunas ja noh, üleüldse seal hoidis võistkonda nii-öelda koos, sest meil oli tõesti raske hooaeg, et meil oli nii palju ilma kogemuseta mängijaid ja ta nagu alati andis nõu, et kuidas paremini ja mida võiks. Pluss meil oli veel ju, noh, ma ütleks, et väga hea mängija nimega Joonas Tamm, kes ikka seda rünnakut täitsa üksi tassis, et praegu tagantjärgi neid mänge vaadates siis mõtled, kuidas ta ikka sai, et me olime 9 olime kõik oma poole peale, siis Tamm oli seal keskringi pikk ette ja siis ta lihtsalt jooksis mängijad üle oma võimsuse ja kiirusega. See on täitsa uskumatu mõelda, et tegelikult see oli ju, Tamm oli põhimõtteliselt nagu, noh, ta oli nagu tema esimene naine oli ju nagu läbi saanud ja ta proovis ennast uuesti üles ehitada ja tegelikult ta ju, nagu me teame, et ta 10 aastat karjääri tegi keskkaitsena, aga siis ta ju pool aastat vist oli teil ikkagi ju täiesti tipuründe ja lõi nagu metsikut väravaid ka. Lõi ja mul on au öelda, ma olen isegi talle väravasööt andnud enda väravate jaoks, et see on ka kui poleks sind olnud, võib-olla meil oleks praegu koondises üht keskkaitset. No ta oleks võib-olla rohkem löönud, kui mind poleks olnud, oleks natuke parem vend olnud, siis oleks ilmselt rohkem löönud, et ma räägin, et praegu tagantjärgi mõelda, et täitsa nagu, kuidas ma üldse nagu kõrgliigasse tulin ja mängisin, no see oli ikkagi, noh, täpselt nagu sa enne ka mainisid, et ma ise tundsin, et mul oli nii palju puudujääke. Aga mis räägin nendest puudujääkidest, siis mis nagu need aastad, kui sa elu nautisid Soomes ja Taanis ja vahepeal üldse hakati teinud, mis siis nagu kaduma läks nende aastatega? No esiteks, mida rõhutatakse hästi palju, on, et mängijatel jäävad mingi kordused tegemata ja sükene haridustase üleüldse, et kui ma Taanis mängisin, siis oligi sükene vaba ja loomulik või sükene orgaaniline areng mängijatel, et nad õpivadki erinevaid olukordi paremini tundma, nad parandavad oma tehnikat, aga ma olin pigem vabakunstlik, et mulle meeldis nagu palliga joosta hästi palju, mulle meeldis driblada hästi palju ja mul nagu, ma siiamaani räägin noortele poistele, et kui nad tulevad näiteks, kui praegu mängin Pärnu esinduses, eks, noored poisid tulevad üles ja nad on tehniliselt nii palju arenenud, et see paneb nagu imestama, et päris hea, nagu väga hea löögitehnika, väga hea tsenderlustehnika, väga head esimesed puuted, väga hea taktikaline arusaam jalgpallist, et kui sa ütled näiteks noormängijale, noh näide, meil on üks poiss, üks Paalberg, ma ütlen see on see noor, see Chris Martin Paalberg on ja tuli esindusse, vaatad, et okei, natuke rabe, aga nüüd trennis 1,5 aastat hiljem, no vend paneb kulda, et no ma ei ole nagu tippudega mänginud Eestis nagu samas võistkonnas, aga ma julgen väita, et Paalbergi tehnika on ikkagi kõva klass, nagu väga kõva, ta drop-söödud, ta
pallile liikumise ajastus on väga hea, tal on värava nina, tal on löögitehnika mõlema jalaga vasak-parem, et no mõtled, et vau, vend on 16-17 ja ta suudab juba siukseid asju teha, et ma 16-17 olin, ma istusin kuskil metroojaamas ja rääkisin sõpradega juttu, aga see vend paneb siin juba praegu Pärnu esindusmeeskonnas, teeb trenni juba ja mitte vähe, ta teeb korralikult trenni. Ja näiteks, mis ma tahtsin öelda selle jutuga on see, et kui mina läksin 2016 suve läksin Tartusse mängima, Tartu ja Viljandi olid siuksed rivaalid. Tartu ei olnud väga see keskmik veel, nad olid ka seal nagu pigem siukene ellujäämine, pigem siuke 8-seks. Siis ma läksin Tartusse, siis mul tolleaegne treener Mario Hansi ütles mulle, et Sander, kui palju on seal, liigu taskusse. Siis ma mis tasku, millest sa räägid? Jaa, taskusse, siis ma olin nagu, mehed, mis ta räägib, ma ei saa nagu aru. Ja siis Hansi tuligi peale trenni, nii, Sander, vaata, manneken, ta pani 4 mannekeni nagu ruudukujulisena, pani maha. Siis ütles, mine nüüd sinna keskele 4 mannekeni vahele. Nii, see on tasku, Sander, saad sa aru, see on tasku, kui pall hakkab sealt liikuma, siis liigu nende 4 mängija vahele. Miks sa sinna liikuma pead, Sander? Ma ei tea, ma tavaliselt jooksen liini taha kogu aeg. Ei, no kui sa jooksed sinna, siis vaata, 4 mängijad peavad võtma vastu otsuse, kes sulle peale tuleb. Kas äärepoolik astub kinni su, kas keskkaitse tuleb, kas äärekaitse tuleb, kas läbi selle sa vabastad ruume teistele mängijatele. Ja kui keegi kaasa ei tule, oled süksi, siis sa saad joosta palliga. Siis ma olingi, vau, mis siin toimub. Nii ruumiline mõtlemine. Nagu nii next level mõtlemine, ma olin nagu täitsa hämmingus, mul polnud elu seisukest asja õpetatud. Ja siis vaikselt kuna meil tuli Koppel ja Hansi duo, nad olid hästi innovaatilised, nad olid hästi siuksed detailorienteeritud treenerid, siis läbi nende ma sain siukse kõva hariduse, aga samal ajal ma pidin ju ka mängima kõrgliigat, ehk siis sealt ma sain ka oma ette kooli, ehk siis sama aeg ma pidin harjutama taktikalisi oskusi ja tehnilisi oskusi tagant järgi, lisaks veel sellele ma pidin ka iga nädala vahetus performima, sest Tammek ei olnud veel sellises positsioonis, et elame sisse, meil oli nagu iga mäng oli kulla hinnaga, sest me pidime püsima jääma. Ja siis läbi nende aastate ma sain natukene targemaks, natukene paremaks, lisaks sellele, et ma ise arenesin, oli mul ümberringi mängid, kes aitasid mul areneda, näiteks Milleriga sai koos mängitud, Koskoriga sai koos mängitud, Reijo Laabusega sai koos mängitud, Taio Tõnistega, Prosaga, ja siis igalt mängijalt võtsidki nagu kogu aeg nõu kuulda. Siiamaani, kui ma Pärnu trennis olen, et mingi noor mängija teeb mingi huvitavaid asju, ma küsin, miks sa seda tegid, kuidas sa seda tegid, et veel endale kihte lisada ja siis tagantjärgi teda ka aidata, et kui ma tunnen, et ta teeb midagi nagu, mis ei ole võib-olla kõige produktiivsem, siis ma aitan võib-olla teda, et see selline see kus ma ütlen, võistkonna mäng on, et proovime üksteist aidata paremaks saada. See on tegelikult uskumatu, kui sa jätad mõned aastad vahele, siis sa jääd võib-olla ilma nagu nii elementaarsetest asjadest, nagu selline nagu mingisugune ruumiline mõtlemine väljaku peal, et sa tajuksid vastaseid kuidagi taktikaliselt. Eriti teatud vanuses, jah. Täpselt, see vanus on nii oluline, sa mõtled küll, et mul isegi treener on vahest öelnud, Igor Prinsis, et Sander, sa oled 30-aastane, sul peaks kogemusi olema piisavalt, et nagu asjadest nagu aru saada. Siis ma mõtlen, et okei, mul on tõesti 30, et võiks nagu juba osata seda jalgpalli, aga võta näpust on ja räägitakse, et sa iga päev õpid midagi uut. Jalgpallis on peaaegu sama, et sa õpid kogu aeg midagi uut, alati tekib mingi uus olukord, äkki läheb see olukord kiiremini mööda, äkki läheb see olukord aeglasemini mööda, sa pead kogu aeg hästi kiiresti kohanema. Et see jalgpall on pull, selles suhtes nagu, kui sa mõtled 10 aastat tagasi jalgpalli peale ja mõtled nüüd, kõik on ju väga palju drastiliselt muutunud, kiirused on erinevad, mängijate iseloomud on erinevad, mängijate tasemed on erinevad. Et ma siin hiljuti lugesin, et meil on praegu üldse käsil vist Premium Liiga üks kõige noorimaid koosseis üldse on ja et see ei ole juhus, et nii palju noori on üles tulnud ja need noored, kes tegelikult siin liigas mängivad, tegelikult on nagu päris tublid poisid, et praegu tagantjärgi mõtlen, kui ma tulin liigas, siis see keskmine vanus oli kõvasti kõrgem ja need mängijad olid ikka palju kogenumad, kes ei lastud üldse noori peale, aga nüüd sa vaatad, igas koosseisu leidub sul nagu väga-väga noored mängijad. Väga hea, et sa selle sisse tõid, sest ma selle on asi, millest ma tahtsin ka rääkida. Kui meil ei oleks sinusuguseid, ütleme siis selliseid heas mõttes igavesi Premium Liiga jalgpallurid, kes on 30-aastased, kes on nagu tulnud sellest mingisugusest murdeajast läbi, kes ei ole 23-24 lõpetanud, nagu sageli tehakse, kui nähakse, et neil ei ole mingisugust nagu maailma tipppotentsiaali enam, siis olekski Eesti Liiga põhimõtteliselt ainult noored, välismaalased ja võib-olla mõned nagu tagasi tulevad nagu nii-öelda väliseestlased, kes on nagu karjääri lõpetama tulemas Eestisse. Kust saab sinusugune mees motivatsiooni, et nagu põrutada läbi karjääri Eesti Liigat ja tegelikult ju see tabeli teise poole satsa? No
Motivatsioon tuleb mitmest erinevast allikast, et esiteks on mul hästi toetav abikaasa kodus, kes ja sul on nii-öelda jalgpallipere? Just, meil on jalgpallipere, et meil on siis, kes ei tea, et siis minu abikaasa on Sirje Kapper, kes on siis endine Tammeka mängija pikalt olnud ja ka Tammeka naiskonna peatreener pikalt olnud ja ka A-koondisest juhendanud, et täna ta töötab siis Paides, et tema on niisugune hästi toetav olnud minu karjääri teekonnal. Siis on ilmselt pere, kes see on ema enam ei pane sind kombesse ja ei vii trenni, jah? Enam tal seda võimalust kahjuks ei ole. Seda võimalust enam kahjuks ei ole, sest ta elab mul Soomes koos isa ja õdede ja vennaga. Et kuidagi, ja no ma ei tea, ma ilmselt ei ole ainukene, kes seda ütleb, aga eks ta ikka veits häiriv on, kui mingi vanaema küsib ja ema küsib, et jälle kaotasite. Siis proovid talle seletada, et ema, see on Levadia või ema. Jälle mängisite lõppu maha. Täpselt, et see on nagu Nõmme Kaljuvad, nad on tugevad. Me küll proovisime, no jaa, aga jookse natuke kiiremini, võta pall paremini ära, löö natukene paremini. Siis oledki nagu, oleks see nii lihtne ainult. Et teha niisugustele pereliikmetele on vahest nagu raske selgitada, et miks me kaotame või miks jälle väravat löönud, jälle see löönud väravat, no võta pall, löö peale ja läheb väravasse, no ei ole see nii lihtne. Aga sellegi poolest nende toetus on minu jaoks ülioluline. Nagu sa rääkisid motivatsioonist, ma olen ka noormängijatele öelnud või ka natuke vanematele mängijatele rääkinud alati seda, et Eesti kõrgliigasse jõuda, ma ei taha nüüd valesti nagu sõnastada seda, ei ole võib-olla kõige raskem või niisugune, ei ole nagu ülimeeletu teekond, et Eesti kõrgliigasse jõuda. Näed korralikult vaeva, harid ennast, ootad enda võimalust, näiteks kui sa alustadki kuskil noorte võistkondadest on ja nii-öelda treenid ennast valmis selleks, et sa jõud kõrgliigasse, aga see, et kõrgliigas püsida, see on omaette nagu ülesanne, et ma olen nagu sa mainisid, ma olen väga palju mängijaid näinud, kes on tulnud kõrgliigasse, vaatad, tohoh, kõva vend mängib hästi, ja siis mingi aasta, 2 vaikselt nagu kaob pildilt ära, kas siis võib-olla võistkonna läks kehvasti, võib-olla tuli tal väga hea konkurent ja siis loobuvad täielikult. Aga see, et sa tuled kõrgliigasse ja püsid siin, näiteks räägime Andre Frolovist on ja ma ei tea, 10+ aastat mängid kõrgliigas, Sander Sinilaid 10+ aastat mängid kõrgliigas, siin on veel näited väga palju, Kevin Aale väga pikalt mängib, Kevin Kauber käis välismaal, tegi mitu otsa, tuli, ikka püsib kõrgliigas, et need on lihtsalt mõned nimed, kes mul praegu meelde tuli. Ma mõtlengi, need mehed tegelikult on ju see nii-öelda see Eesti kõrgliiga maasool, mis nagu tõstab seda keskmist taset, et ei oleks, mis aitab omakorda ka rahvuskoondise keskmist taset, kuna noored tulevad ju sellesse keskkonda, kus on sellised mehed ees, aga et miks need kõige paremas mõttes, et miks need mehed nagu on seal ees, miks nemad viitsivad, miks paljud teised ei viitsi, miks nemad ei loobu? No ma jällegi igal mängijal on ilmselt nagu erinev põhjus enda lõpetamiseks, hiljuti käis meil ühes sõbra chatis käis läbi see Lehoke olukord, eks, et tekkis võimalus tegeleda millegi muuga ja tundis ennast selles valdkonnas paremini. Mina jällegi jälgisin teda 2-3 aastat tagasi, mõtlesin, et väga huvitav mängija, väga sirgjooneline, väga tehniline, omadused selleks, et olla Eestis nagu väga solid player on nagu kõik on olemas. Jah, ilmselgelt tal on endal eesmärgi kõrgemad, eks, aga jällegi mõnedel tekib see nagu motivatsioon on nii kõrge, siis kui nad saavad selle väikse tagaslöögi, siis see motivatsioon langeb võib-olla liiga palju, et miks ja see summa ka võib-olla ei ole kõige atraktiivsem, ütleme keskmikute või madalamates satsides, et nagu teha nii palju ohverdusi selleks, et olla edukas jalgpallur kõrgliigas. Ma ei oska öelda, mis teiste klubide palgad on, aga eks ta raske ole ja see on kindlasti üks faktor, sest sa tahad ju minna puhkusele suvel on, aga sa ei saa, sest sul on jalgpall, sa tahad minna, ma ei tea, kellegi sünnipäevale, sa tahad minna, ma ei tea, pere kokkutulekule, kõik need asjad nagu ei ole kõige sobilikumad jalgpalliga kooskõlas, et jalgpall ongi niisugune around the clock töö, et siis sul on esmaspäevast reedel on ettevalmistus, siis pühapäev või laupäev on sul mäng ja siis see vaba aeg, mis sul ongi on ja siis kõik teised on hõivatud, ehk siis pühapäeva õhtul keegi väga viitsi kokku saada, siis valmistuvad töönädalaks nii-öelda. Et eks ta keeruline ole, ma olen ise ka nagu väga palju kontakti kaotanud oma heade sõpradega ja nii-öelda tuttavatega, et tahaks ka minna kohvile või mingi väikse istumise teha, aga kahjuks on mul praegu prioriteet jalgpall ja nad on sellega leppinud
eks ta vahest ole niisugune kukakratsiv mõte, et aga kui ma oleks midagi muud teinud, kui ma saaks, ma ei tea, reisida palju rohkem, ma saaks, ma ei tea, minna millal tahan ja bla bla bla, ja mul näiteks enda pulmareis naisega oli 2 päeva, et pidin siis juba tagasi olema Tammeka mänguks, et abiellusime, vaba päev, siis oli mängueelne ja siis oli Tammekaga mäng. Kuhu jõuab 2 päevaga? Soojale maale väga ei jõua? Ei jõua, me käisime Võru lähedal ühes väga imearmsas kohas, et veetsime seal et välismaale isegi jõudnud 2 päevaga? Ei jõudnud kahjuks, no ilmselt kui oleks väga hästi planeerinud, siis oleks jõudnud, aga kahjuks läks nii, on ja, et kuidagi see vastutus ja kuidagi see kohuse tunne lihtsalt nii suur, et sa pead tagasi olema, sa vead võistkond alt, vahet ole, kas sa oled alustav mängija või sa oled varust tulev mängija, su panus on igatipidi ülioluline. Kas või selleks, et mängijad, kui sina ise, näiteks kui mina peaksin alustama pingilt, ma tahan, et see mängija tunneks, kes alustab, kui ma nüüd halvasti mängin, siis Sander tuleb, et ta mängib minu asemel. Isegi see annab juba mängijatele palju juurde. Või vastupidi, kui see mängija näeb, et no Sander, kes pulmareisil alustab, siis tal võib-olla tekib veel suurem motivatsioon. Oota, mis asja, mingi vend käib 2 päeva ära ja saab enne mind mängida, tal tekib võib-olla lisamotivatsioon mind nii-öelda välja süüa. Et see on minu jaoks oluline, et mängijad nagu ei annaks nagu nii lihtsalt alla rasketes olukordades. Kas selline suhtumine, nagu sul praegu on, kas see on nagu asi, mis on tavaline Premiumi liigas? Või sa tunned, et võiks seda sellist nagu tapja instinkti kõige paremas mõttes võiks nagu rohkem olla? See on jällegi, see sõltub keskkonnast, et jällegi mul õnneks nagu vedas, et kõikides kohtades, kus ma olen olnud, mul on ehk siis Viljandi, Tartu ja Pärnu, et mul on tegelikult inimesed küll, lähemad inimesed mul väidavad, et Sander, ära muretse, et sa niikuinii mängid või mida iganes, tegelikult ei ole nii. Tegelikult on nagu meeletult raske kogu aeg selle põhikoosseisu koha eest võidelda. Ma võib-olla ei näita seda välja treeningutel, et ma vabistan või mul on nagu, kus ma ütlen, pinge peal, et ma ei saa mängida, aga tegelikult ma mõtlen kogu aeg, et appi see noor on nii terav. Kui ma mõtlen Tammeka peale, ma läksin Tammekasse nii, et mul oli konkurent oli Suurpere, Rääbis, Tšernovski, Miller, Tauts oli, mul isegi see Miller mängis vahest ääre peal, Koskor oli äärepoolik, siis mõtled, et nagu mul on no chance, sest need vennad on nagu tegijad, aga kuidagi järjepidev töö, treenerid ka võib-olla andsid võimalusi ja siis nende võimaluste ära kasutamine ongi see, et kui sa lähed väljakule, siis näitad ennast nii heas küljes, kui sa suudad. Ilmselgelt paljud treenerid ei ole alati rahul olnud mu panusega, nad on kindlasti ka sellest märk olnud ja siis ma olen proovinud sellest nii-öelda mingid järeldused teha ja siis proovinud neid parandada ja siis ongi, nagu sa mainisid, et need need tagantjärgi aitamised ongi lisatrennid, istudki maha treeneritega, arutad nii, mis ma siin võiks, bla bla bla, ja arutad teiste mängijate, kuidas sul tundub, kas sa saad nii, bla bla bla, ja et see ongi kogu aeg pinnimine, pinnid, et kõik need väiksed asjad nagu paika saada. Seda vahest ka liiga palju olnud minu puhul, et ma võib-olla liiga palju soovin asju teada ja kõik nagu täpselt paika panna, sest jalgpall, nagu ma ütlesin, see on väga muutuv, iga olukord võib olla erinev, treener ütleb, et seisa siin on, aga tegelikult sa pead üldse teises kohas seisma, siis peadki võtma vastusotsuse, kas sa teed seda, mida treener tahab või sa teed seda, mis sulle tundub, et on õige. Et jah, Viljandis samamoodi, Viljandis ma konkureerisin tollel ajal noortekoondisega Sander Loigan ja ta enam ei mängi, eks, et tema konkureerisin, Roger Teor oli väga potentsiaalikas mängija ja Indrek Ilves, kõik teame, ja Tammekale pani kübareks mäng, et tal oli ka seda... tuleviku legend ju. No täpselt tuleviku legend, eks. Et neid konkurente on olnud palju. Karli Varmaar oli seal, eks, Erki Kuber oli, et kõik sa pead need mängijad väljakule mahutama. Ja siis, kui ma Pärnusse tulin samamoodi, praegu, Kevin Kauber, Veensalu, Joosep Põder, eks, Mattias Limberg, noortekoondislane, ma ei taha nüüd kellegi liiga teha, siin on ilmselt veel mänge, et Pärnus on nagu ülipalju äärepoolikuid ja nüüd ongi see, et me peame leidma mingi harmoonia äärepoilikute vahel, et me pingutame kõik, et me ei loobuks liiga kergelt, aga samas me peame olema ka natukene, kus ma ütlen, nagu sa ütlesid, killer instinct, et kui sa ühe korra annad kellelgi oma koha ära, siis seda on võib-olla raske tagasi saada, et pigem ära riski sellega, et ole nii, et sa oled iga kord see esimene nimi paberiliks. Kui palju sa oled siis näinud enda karjääris seda, kuidas sinu meeskonnakaaslane või ütleme siis nagu lähedane mängija loobub ja see on sinu arvates nagu selgelt lihtsama vastupanu teed minek, et sina tema olukorras sa paneksid nagu, veel hakkaksid nagu läbi seina minema, aga tema leiab, et see on nagu mõttetu. No see võib olla tingitud sellest, et inimesel on nagu mitu talenti
et ma ei saa, näiteks et sa ei tunne kellegi nagu see pea vimma, et miks sa loobud, jah? No praegu otseselt nagu nime pähe ei tule, kindlasti on neid mängijaid olnud, keda ma olen pidanud nagu mega suureks talendiks, aga kes on otsustanud nagu võib-olla teist teed minna, no Rasmus Taust näiteks, ülitalendikas mängija, ma mäletan Indrek Koser siis, kes ükskord küsis Taudsilt, et Tauds, miks sa pallile vastu tulid ja siis läksid liini taha, miks sa seda tegid? Ja siis Tauds oli, ma ei tea, ruum oli liini taga. Ja siis teiselt mängilt küsid, miks sa seda tegid, ta ütleb sulle võib-olla, ma tulin vastu selle pärast, et mängi endaga kaasa võtta ja siis minna liini taha, et siis tekib sinna ruum. Eks Tauts oli lihtsalt orgaaniline talent ja tegi asju instinktilt. Ta tegi õigesti, aga ta ei teadnud miks. Jah, ta ilmselt ei teadnud miks on ja see oli lihtsalt üks näide, eks. Tal tekkis võimalus, läks USA-sse õppima, õppis seal pikalt ja lõpetas veel kooli seal, kui ma õigesti mäletan, eks. Ja otsustas, et kuule, see on ikka see, mis mulle meeldib rohkem. Eks ta seal mängis ka jalgpalli, eks. Aga sa ei saa pahaks panna, kui inimesele meeldib midagi muud rohkem teha, kui see jalgpall näiteks, eks. Ja neid näiteid on metsikult, neid näiteid on, mõnedel on jällegi vigastused on ja nad ärkavad üles iga hommik, mõtlevad, et kas mul on seda vaja, mul jälle tagareis valutab, mul jälle põll valutab, mul õlg valutab, blablabla, ja ma pean nädalavahetusel jälle jooksma, mõllama, hüppama, kukkuma, blablabla, ja ma ise ka vahest ärkan üles hommikul mõtlen, et mu jalad on nii läbi, ma olen nii palju vastu jalgu saanud, jalad on sinised kogu aeg, kas seda kõik on vaja. Ja siis lähed trenni, vaatad nendele poistele otsa, siis mõtled, et see on õige koht, see on lahe. Treener ka motiveeritud, räägib, poisid väga hea, teeme, trenn. Et see ma arvan, et 90% jalgpallurist räägivad sulle seda, et okei, raha on nagu väga suur boonus ja väga suur abi selleks, et sa saad seda teha igapäevaselt, aga just see, et kui sa lähed sinna riietusruumi ja see keskkond ja see bänter, mis riietusruumis on enne trenni, peale trenni, vahest isegi trenni ajal veitsen ja et see on see, miks me seda teeme. Lisaks ka see, et kui me läheme sinna väljakule, sa teed midagi, ma ei tea, võtad kannaga omaks, pöörad, ma ei tea, näiteks Levadia, eks, sain palli, sain ainsulust korra mööda triblada, mõtled, et lae, see on ju koondise vend, ma sain seda näidata, vaata. Et et need on need väiksed nagu võidud, ma nimetan neid väikesteks võitudeks, et sa saad teha midagi, mida sa näed telekas. Ma ju vaatan neid poisse kogu aeg telekast, et kui hästi nad mängivad ja kuidas nad nagu panustavad Eesti jalgpalli, siis mõtled ka, et kui tema saab, siis saan mina ka. Et siis ongi niisugune peamine motivatsioon. Tegelikult on äge, tegelikult see satsivärk on äge ikka. On väga äge ja see on nii alahinnatud, küsid mitte sportlaselt, et kus ma ütlen, need, kes ei tegele sellega igapäevaselt, nad võib-olla ei pruugi sellest nii hästi aru saada, neil on mingi oma asi, mis neid nagu thrive'ib või mis tekitab neile motivatsiooni, aga see võistkonna värk, see riietusruum ja see treenerite staff ja asi, see on midagi muud. Kui miinuspooltest rääkida, siis 2 nädalat tagasi istus selle sama tooli peal Otto Robert Lipp ja rääkis enda nii-öelda ütleme, kogu Eesti jalgpalli valutanud loo ära ikkagi, kuidas temal Kuressaares eelmine aasta läks põlv ja pidi selle operatsiooni ise kinni taguma ja kui palju nagu selline asi on igapäevane jalgpallis, sa oled käinud erinevates klubides, sa oled nagu näinud erinevaid vigastatud mängijaid, erinevaid lugusid. On see nagu ühekordne juhus Eesti jalgpallis või sa tead, et see on tegelikult nagu muster üle liiga? No selles suhtes ilmselt iga klubi majandab enda moodi. Et sina Kuressaares ei ole käinud, seda asja ei tea, aga muud? Jah, et eks seal natuke mängib rolli ka see, et mis on nagu klubi nii-öelda võimalused ja klubi nii-öelda finantseks, aga mis puudutab Otto Robert Lippu, siis ilmselgelt see oli see väga valus kuulda. Eks me enda riietusruumis ka natukene seda teemat nii-öelda puudutasime, ütlesime, et mõtle, kui sul endal juhtuks üks asi, et sa panustad ülipalju, sa näed meeletult palju vaeva ja siis mingi hetk, ma ei tea, mingi mängija tuleb sulle kontakti nii, et sul midagi juhtub, et sul ongi nagu game over nii-öelda, et sul ongi väga pikk vigastuspaus ees ootamas. See tekitab ikka küsimusmärk, et huvita, kas nagu meie klubi teeks seda, et kas nad jätaksid meid nii-öelda unarusse või nad maksaksid nagu või aitaksid vähemalt mingi lahenduse leida, et sellest nagu perioodis võimalikult sujuvalt läbi elada, eks. Et ma tean, et Pärnu vähemalt on väga professionaalne selle poole pealt, et kõik, mis puudutab mängijate nii-öelda tervist, nad on alati nagu kohe nagu abivalmis ja suunavad meid edasi nii-öelda spetsialisti juurde ja
ma nüüd kõige lihtsam oleks küsida Virgalt, eks, et Virgo siin oli põlvega hädas siin paar hooaega tagasi, et ta saaks nagu konkreetse vastuse anda, kuidas see protsess välja näeb, aga enda kogemuse pealt võin öelda, et kui ma 2015 Viljandis olin, mul oli ka põlvevigastus, aga see õnneks nii nagu dramaatiline või mitte dramaatiline, vaid nii hull ei olnud, et mul oli natuke lühem taastumisaeg, aga siis oli ka, et kuna Viljandi ei olnud nagu profiklubi, siis kahjuks pidin ise selle kinni maksma, aga tollel ajal oli summa siis nii-öelda palju väiksem. Et sain selle summa kuidagi kokku kogutud ja siis ma ei tea, nagu selline Selveri kassa tunne oli, et läksid sinna haiglasse või ma ei mäleta, kus see täpselt oli, mingi kliinikumisse, siis läksid sinna admini juurde, ütlesid, tere, põlveoperatsioon, ja siis panid sularaha pataku, panid sinna laua peale. Jah, kõik on olemas, võite edasi minna. Ja siis Rõivassepp tegi põlve korda nii-öelda, tegi operatsiooni ära ja siis kuna tollel aastal jälle mõtle 10 aastat, see on ikka päris pikk aeg, et tollel ajal meie füsio nüüd nii-öelda kõige pädevam ilmselt ei olnud, et ta oli ka nii-öelda algfaasis oma nii-öelda karjääris, et ta õppis ka alles neid vigastusi nii-öelda ravima ja parandama, et seal oli ka suht sükene eks mingid kavad olid, et tee seda, tee teist, aga see oleks võinud olla palju tõhusam ja palju kiirem, näiteks GameReadi särgid-värgid on ja et ise jällegi, kuna mul on see haridus oli puudulik selle taastumise poole pealt, siis ma ei teadnud, kuidas palju hoopis taastuda. See oligi mingi basic YouTube ja how to recover knee injury ja siis tegidki neid harjutusi seal käterätikuga ja mingid pallidega ja siis prooviski neil terveks saada. Ja siis oligi, otsustasin 2016 suvel, siis otsustasin, et ma ei tea, ma lähen vist Tartusse ja siis rääkisin tuleviku juhatusega ja siis tuleviku juhatus ütles, et väga kurb, et sa nii tunned, aga me ei hakka siin kinni hoidma, et võid Tartusse minna ja siis läksin Tartusse ja siis Tartus oli seal natukene nii-öelda kogenum füsio, kes siis aitas mul selles põlve traumast nii-öelda taastuda ja siis lõpuks suutsin ennast kuidagi põhikoosseisus Tartus mängida ja siis sain sealt nagu oma nii-öelda enesekindluse ja tunnetuse nii-öelda tagasi ja siis siin 2021 vist äkki või 22, ma nüüd jään aasta arvu võlgu, oli sama probleem Tartus, et tekkis põlvevigastus, aga kuna meil oli niisugune suht raske periood, siis ilmselgelt mängijana ma saan vastutuse võtta, et oleks ise võib-olla pidanud ütlema, et ei, ma ei soovi mängida, mul ikkagi valud, aga mängijana tundsin, et ma ei saa seda võistkonnale teha, et ma ikkagi pingutan ja siis treeneriga kooskõlas otsustasime, et ma mängin edasi, mängin hooaja lõpuni. Aga see oli sellel tingimusel, et klubi tegeleb mu siis vigastusega peale hooaega ja lepinguga on kõik korras, et ära muretse, et vahet ei ole, mis saab, et sa ikka igal juhul jätkad meiega. Ja siis tuligi see natuke, ma ei tea, arusaamatus või niisugune kurvem hetk mu karjääris, kus siis, mis on täiesti normaalne jalgpallis, ma ei väida seda, et lepinguid ei pikendada, see on täiesti okei, aga kuidas seda võib-olla tehti või mis ajaga seda tehti nii, et paari päevaga öeldi lihtsalt ei, kõik, me ei soovi enam, et see oli natukene võib-olla niisugune mõru. Ja siis aga point on nagu see, et sul oli, et sa olid läbi põlvevalu nagu mänginud klubi nimel ja klubi oli lubanud, et davai, et sellega tegeleme üheskoos pärast hooaja lõppu, aga siis nagu öeldi ei. Põhimõtteliselt mul oli põlvevigastus, öeldi, et Sander mängi, meil on tõesti vaja, et sa mängid. Mängisin, pingutasin läbi valude, kõik on okei, seda juhtub igal pool, see on täitsa jalgpall, et siin isegi Premier League'is mängijad mingite hullvaludega. Ja, see on kahjuks elementaarne. Just. Et, aga öeldi, Sander, me niikuinii arvestame sinuga järgmine hooaeg, et ei ole mingit nagu paanikat, et sa ei pea siin nagu muretsema, et me viskame su kuhugi nurka, blablabla. Siis ma olin, davai, teeme ära, siis pingutasin, hooaeg sai läbi, opi aeg sai pantud ja siis hakkasid lepingu läbirääkimised seal oktoobri lõpp või novembri algus, ma nüüd täpselt ei mäleta, hakkasid läbirääkimised, käisin Tiirikuga rääkimas, Tiirik tegi esimese pakkumise ära, siis ma ütlesin, ma tunnen, et ma natukene suuremat rolli vajan nii-öelda mängijana, et eks siis palgatõuseks, aga pakkus see sama, mis oli praegu, jah? Jah, et siis ma ütlesin, et ma sooviks nagu rohkem, eks, ja siis ta ütles, et et ma saan aru, aga me peame ikkagi nagu ausad olema, et me peame nagu seda üle vaatama. Ja siis ta lubas selle üle vaadata ja siis põhimõtteliselt päev enne oppi siis klubi otsustas, et Sander, me ei ole kahjuks sulle võimeline pakkuma seda, mida sa soovid, et me ei jätka suga.
siis ma olin nagu, et okei, aga mis põhjusel? Siis ta ütleski, et noh, nagu jalgpallis on tavapärane, et strateegia muutub, võib-olla tahtsid nooremaid mängijad, võib-olla tahtsid, ma ei tea, osavamaid mängijad, see on täiesti fine, see on okei. Aga siis ma küsin, aga miks sa mulle siis varem teada ei andnud? Sest kui ma oleksin varem teadnud, et minuga ei arvestata, ma oleksin võib-olla kohe operatsioonile läinud, ehk siis seal, ma ei tea, mis oli septembri algus, ma oleks siis kohe opile läinud ja siis ma oleks saanud pre-seasonil minna kuhugi satsi kas testima, ma ei tea, kohe lepingu kirjutada mingi võistkonnaga, et ma oleks tervena saanud minna. Eks sa andsid 1,5 kuud klubi nimel ikkagi nii-öelda katkisena rabasid ennast või rohkem katki. Jah, aga noh, võib-olla ma täpselt neid kuusi võib-olla ei mäleta, aga enam-vähem seal sügisel, et põhimõtteliselt ma oleks võinud opile minna kohe ja siis minna off-seasonil kellegi juurde testima või ühendust võtta klubidega. Aga siis juhtuski see, et klub ütles, et jaa, me saame aru, aga noh, vabandust on ja et me ei saa midagi teha, nii lihtsalt on. Siis ma ütlesin, okei, aga mis me siis opiga teeme? Aga siis õnneks Tammeka, selle poole pealt on nad alati nagu mõistlikud, nad opi kulud kõik katsid ja kõik oli nii nagu pidi olema, aga lihtsalt taastusravim oli nagu oma ette. Et ise pidin ennast nii-öelda korda ravima ja terveks saama ja siis ise edasi vaatama. No, jällegi, ma olen ka seda arutanud mõne nagu sõbraga ja ka mängijatega, et noh, oleks ju võinud mingi lahendus ikka leida, et kas või siis, ma ei tea, noorte treener olla või midagi, et noh, kas või midagi oleks ikka võinud pakkuda, et me ei suuda sulle pakkuda võib-olla seda, mis sa soovid mängijana, aga leiame lahenduse, et kuidas sa jääksid meie juurde. Aga noh, seda kahjuks ei tehtud ja seda ma näen üleüldse Eestis, et inimesed, kes on, või noh, inimesed, jalgpallurid, kes on enam-vähem adekvaatsed, on ka neid inimesi, kes ei ole võib-olla kõige nagu, ma ei tea, avatumad või nii edasi, eks, aga need, kes on nagu, kellel on potentsiaali midagi enamat teha, kui ainult jalgpalli mängida, need kuidagi lihtsalt nagu ei mõelda selle peale, et kas nad võiksid meile klubis kasulikud olla. Eks ma ei tea, kui sa oled mingi endine tippmängija, sa lõpetad karjääri, see ongi nagu, et aitäh, tšau paka, mõned ei saa isegi aitäh, et nagu aitäh panuse eest on ja mõned lihtsalt öeldakse tšau paka ja siis nad ongi lihtsalt kaovad jalgpallimastikud täitsa ära ja siis me siin nutame igas meedias või omavahel nutame, et meil on ühtegi normaalset treenerit, meil on ühtegi normaalset seda, meil ei ole seda, keegi ei tea mitte midagi, bla bla bla. Sul on olemas mängijad, kes on mänginud pikalt siin liigas, kes on tegutsenud erinevates rollides siin liigas, miks me ei kasuta nende ressurssi või nende kontakte või nende teadmisi, et arendada enda klubi edasi. Jah, ilmselt igal inimesel on oma nii-öelda rahaline soov mingites asjades, aga lahendusi tuleb leida. Mulle siiamaani meeles, kuidas mul üks endine treener ütles, Sander, probleeme on alati. Aga kuidas sa suudad lahendusi leida? Probleem on alati. Sa lähed uksest välja, vaatad, lund sajab, pekki, kas päev on läbi? Ei ole. Sa leiad lahenduse, paned soojalt riidesse või mida iganes. Lahendusi on vaja leida. Ja see on igas valdkonnas. Probleem on alati, vahet ei ole. Aga jah, siis Tartuga läks kahjuks nii, et ei jõudnud kokkuleppele, aga siis paar nädalat peale oppi kirjutas mulle Martti Pähn, et tere Sander, et kuulsin, et käisid opil ära, et kui sa väga soovid, sa võid alustada meiega nii-öelda pre-seasonit. See tegi nagu südame väga soojaks, et noh, ma ei tea, kas see oli kooskõlas klubiga või see oli enda otsus, aga tegi südame väga soojaks, et ikkagi pakkus mulle seda võimalust ennast nagu vormi saada, terveks saada. Aga siis ma tundsin ise, et mängijana veidi imelik minna keskkonda, kus minust nagu öeldi, et ei. Ehk siis ma tean, et paljud mängijad, kes tulevad näiteks välismaalt või kes on ilma lepinguta, treenivad mingite klubidega, ma ei tea, Levadias on vist olnud vahest, et mingi mängija tuleb, treenib lihtsalt Levadiaga või Floras on olnud mängijad, kes treenivad. Aga minu jaoks oli imelik, sest klubi ütles, et ei, me ei soovi sind, aga tule trenni. See on nagu, et teil on manneken ka trennis, kasutage seda vaata. Et minu jaoks lihtsalt eetiliselt ei olnud kõige professionaalsem minna sinna tagasi. Ja siis Mart ütles, et okei, ma mõistan su otsust, et edu sulle ja loodame, et sa saad terveks ja kõik läheb hästi. Ja siis tuligi see Sokkerneti lugu, kus siis ma olin 1,5 päeva sellest, et ma oleks läinud Tallinki mingi müügi esindajaks või midagi sükest, mingi müügitööga tegelema mingit ülesannetega. Aga siis helistas mulle Karl Palatu, siis Pärnu Vapruse tegevjuht või spordidirektor, vabandust. Ta ütles, et noh, Sander, et mis seis on ja kuidas sa tunned ennast, rääkisin ausalt ära, et Põlvega on nii ja naa ja siis okei, et enne kui me saame üldse lepingust rääkida, ma sooviksin, et sa käiksid Kaspar Rõivassepi juures ära, kes annab siis nii-öelda hinnangu sinu põlveseisundile. Ja siis ma käisin ära seal ja siis Rõivassepp andis ütles rohelise tule, et kõik on tipp-topp, et saad alates veebruarist saad hakata nagu mängima ja treenima, et kõik on nagu tipp-topp. Ja siis Karliga saime kokku Pärnus ja Karl nagu tutvustas nii-öelda Pärnu visiooni, eesmärke
minu rolli ja siis jõudsime kokkuleppele. Ega mul selles suhtes nagu täitsa ausule, ega mul palju variante ei olnud. Mul oligi põhimõtteliselt Narva tundis huvi, aga Narvaga oli see, et nad tahtsid mind testimisele, aga siis ma ütlesin Terehovile, et Terehov mul ei ole mõtet tulla, et ma ei saa näidata ennast parimast küljest, et see on lihtsalt sinu aja raiskamine, see on minu aja raiskamine, et siin ei ole mitte midagi nagu näidata. Lisaks sellele, et ma olin pikalt mänginud juba kõrgliigas, et ma ei tea, kas minusugusele mängijale on nagu otseselt nagu Eesti-siselt keskmiku võistkonna juures testimisperioodi vaja. Ma saan aru, kui mingi tippklubi kutsub mind, et tahad näha, et kuule, kas ikka väed välja nagu tippmängijatega, aga kui me räägime nagu konkureerivast klubist, siis ma ei tea, kas testimisperiood on nagu niisugune vajalik. Et noh, siis ta oli, et okei, et ta saab aru edu ja eks me siis kohtume, eks. Ja siis Pärnuga saigi kokkuleppele jõutud ja siis läksin Pärnusse ja siis tuligi see imeline hooaeg Pärnuga 2023. See oli tõesti imeline hooaeg, aga nagu ma su loost aru saan, kuidas sa kirjeldasid ka, et Eesti jalgpallis sageli ei osata kasutada inimesi ära, kes meil on olemas, et sinu lugu oli ju ka tegelikult selline, et sa oled olnud siin liigas 10 aastat, või tolleks hetkeks olid olnud mingi 6-7 aastat siin liigas. 6 aastat Tammekas. 6 aastat Tammekas ja ikkagi sa olid 1,5 päeva kaugusel sellest, et minna jalgpallist üldse ära mere peale Tallinki laeva. Täpselt. Et noh, et ka sina, ja me teame su kirge jalgpalli suhtes, et sina oleksid igal võimalusel nagu nõus kuidagigi jalgpalli juurde jääma. Jaa, ma olen kuidagi, ma ei tea, kas ma olen niisuguse kuvandi jätnud ennast, et ma olen nagu antijalgpallur, tegelikult ei ole antijalgpallur, mulle läheb nagu see jalgpalli arendamine ja see jalgpallisport üldse nagu heas valgus hoidmine on minu jaoks nagu ülioluline, et ma siin ka sõprade kogu aeg räägin, noh, meil on niisugune oma grupp ja räägime seal kogu aeg, et miks nad nii teevad, see on nii miks see on nagu halvasti tehtud, miks nad paremini ei tee, see ju kahjustab jalgpalli mainet ja miks ta nii ütleb või mingid kommentaatorid panevad nagu hästi valesti mingite nimedega, siis mõtled, et kuidas see võimalik on, sa oled nagu jalgpalli kommentaator, miks sa kuidas sa suudad öelda nime valesti 3 korda, et mingi sellised väiksed asjad nagu häirivad. Kas töötakse Šota asemel Jota või? Ei, mitte see, näiteks siin oli üks mäng, kus väideti, et mängija mängis Tallinna Kalevis, kuigi ta üldse ei mängi enam. Ja siis ma olin nagu, et kuidas sükse faktiga saad eksida, et see ei ole nagu väga professionaalne. Või siis, kui kommentaator räägib kogu aeg vormis, kui ta kommenteerib 2 võistkonna mängu, see ka mind nagu... Maksimaalselt Eesti koondise puhul võib seda teha või kuidagi? No see Eesti koondis, see on meie, see on nagu, see on alati või meie. Siis, kui sa võtad endale appi mingisuguse, võtadki teadlikult meelega, võtad klubi tegelas appi endale 9 mänguks või midagi, et tema võib rääkida, aga sina või põhikommentaatorile. Kui ta kommenteerib nii-öelda klubi tegevusi, siis minugi pärast räägi meie vormis on, ja kui sa räägid nagu mängust, sa ei öelda, et meie saime palli kätte. See on nagu, sa pead mõtlema selle peale, sa ei kajasta jalgpalli nüüd ainult teatud klubi fännidele, sa kajastad jalgpalli tervele Eestile. Ehk siis, kui me räägime näiteks, ma ei tea, Pärnu mängib Levadiaga, sa ei saa rääkida Levadiast meie vormis kogu aeg, et meie Eesti meister või meie see, sa räägid 2 võistkonna, kes mängivad üksteise vastu ja proovid siis võimalikult adekvaatselt anda enda hinnanguid. Aga see on jällegi mina, mõned inimestel on see nagu, mõned just on suva, aga minule läheb see korda. Või siis, kui me räägime, siiamaani ma näen väga paljud eksperdid eksivad sellega, et kui räägitakse naistest, siis öeldakse siiamaani meeskond. See on väga ebaprofessionaalne. Kas see on võib-olla inimene ei pruugi seda meelega teha. Aga sa võiksid ju kuidagi ikkagi läbi mõelda need asjad tegevusel. Täpselt, aga see on jällegi, sina märkad neid detaile, mina märkan neid detaile, siis ongi okei, vaata, et meile läheb see kord, et tee natukene paremini. Vaata. See on täpselt sama, kui meeste kohta ütleks naiskond ju tegelikult, see on täpselt sama. Sa ei ütle seda elu sees, eks, et mõnedele on see elementaarne, mõnedele on see nagu wow. Aga jah, selles suhtes ma loodan, loota saab alati, aga mis reaalsus on ilmselt nagu, see näitab tulevik, aga ma loodan Eesti jalgpallis pikalt püsida kas või mingis rollis, et ma tunnen, et ma suudaksin päris palju anda ja aidata ja ilmselgelt ma ise ka tulevikus, ma ei tea, kas must tuleb treener või mingi teine inimene või mingi üldse teises rollis nii-öelda jalgpalliga seotud inimene, aga ikkagi ma proovin endast parim anda. No vaatamegi siis nii-öelda praegu tulevikku, kui kaua sa näed veel ennast mängijana ja milline sul see karjääri nii-öelda jätk olema peaks ideaalstsenaariumis ja
mismoodi sa ise tahaksid, et see siis kõik edasi läheks? No seda me oleme abikaasaga ka arutanud, mitte nüüd igapäevaselt, aga aeg-ajalt oleme arutanud, et mis need nagu järgmised nii-öelda sammud võiksid olla ja no ma olen öelnud, et nii kaua, kuni ma tunnen, et ma saan, mitte ei saa hakkama, vaid ma mängin nii hästi, et ma tunnen ennast hästi. Mitte võib-olla tippvorm, aga kui ma tunnen ennast hästi, et ma saan nagu noortega konkureerida või ma saan liigas olla konkurentsivõimeline, siis ma olen nõus seda tegema nii kaua kui võimalik. Aga kui ma tunnen, et mingid tegevused on nagu ambitsioonitud, et sa oledki lihtsalt lähed kohale ja nühid ja teed lihtsalt trenni ära, siis ma arvan, et peab vaikselt hakkama. Kui silmis ära enam. Kui silmis ära, jah. Et ilmselgelt tuleb, kui sa mängidki keskmikutes või madalamates satsides, eks, siis sul silmis säragi iga päev, sa tuledki mingi hevi kaotuse pealt, et said sisse, siis mõtled, et milleks vaata, et pagan tahaks midagi muud teha, on ja. Aga kui kõik on nagu sportlik ja sa saad aru, miks ei läinud hästi ja sa oled võimeline, sa tead, et sa oled võimeline parandama neid tegevusi, mis sa väljakul tegid, siis ma arvan, et on veel minus kütust veel piisavalt. Ja kõige ideaalsem stsenaariumis oleksid see siis treener, noortetreener, täiskasvanute treener, mingi klubi selles suhtes mul on treeneri kogemusi on mul päris palju tegelikult, et jällegi võib-olla inimesed ei tea, aga ma olen 6 aastat noortega tegelenud, et ma ise tunnen, et noored on huvitavad, et nendega on väga põnev, nad on väga, väga valmis õppima, aga noortel on võib-olla see, et kõik, mida treener räägib, nad usuvad. Ehk siis ma tunnen, et mul on veel treenerina nagu, kui ma tahan noortega tegeleda, mul on väga-väga pikk tee minna, et õppida selgeks nii-öelda noorte põhiteod, ehk siis lapsed, noored, eks. Tulevikus ma kindlasti sooviks olla nagu, mäletan, meil oli kunagi Tartus oli niisugune treenerite koosolek ja siis Maarja Hansi kunagi küsis, et kes tahab olla Eesti koondise kes tahab olla meeste A-koondise treener ja siis mingi 3 venda tõstsid käe ja siis Hansi oli ise ka üks nendest, ma olin päris julge välja ütlemine. Temal on tehtud see. Ehk siis kui unistada, siis unistada ikkagi võimalikult kõrgelt, eks, et ma sooviksin ka Sul käsi tõusis või? Mul ei tõusnud, sest ma olin mingi 23, oli nagu see oli liiga nagu arusaamatu asi. See oli liiga, ma olin liiga palju jalgpalli ja treeneritöö vahel, et aru saada, et mis see treeneritöö tegelikult nõuab, et inimesed küll arvavad, et mis seal ikka, et paned mingi taktika paika ja natukene lõugad seal kõrvalt, aga treeneritöö on ikka meele. Kelle käsi tõusis siis? Mäletada? Oi, mäleta, seal oli nii palju inimesi, seal oli väga palju inimesi, aga jällegi see ei ole halb, kui sa ei saa seda, mida sa soovid. Mul on ka eesmärk võita Eesti tiitel, kas siis Pärnuga või tippsatsiga, aga kui see ei juhtu, siis ega ma võlgu ei jää. Selles suhtes mul on hea meel, et kõik, mis ma olen korda saatnud, see on ikkagi nagu tegija. Et Karksist väike poiss või Viljanist väike poiss on jõudnud varsti mängida 300 mänguga Eesti kõrgliigas. Seda ei võta mul keegi ära. Väravaid löönud igasuguseid, seda ei võta mul keegi ära. Ma olen saanud nautida neid häid hetki, neid halbu momente. See on see, mis on kasvatanud mind inimesena. Ja need on just need kogemused, mis ma tahaks anda edasi tulevastele, ma ei tea, mängijatele, treeneritele, jalgpalliga tegelevatele inimestele. Et näe, kui me prooviksime asju teha nii, siis see võib tuua edu. Kui me teeme asju naa, siis see võib tegelikult kahjustada meid. Et jällegi, mul on siin raske öelda, et ma loodan, ma sain siin Pärnuga nüüd kokku lepitud, ma oktoobris hakkan tegema UEFA B-d. Ma olen soovinud seda juba viimased 4-5 aastat teha, aga situatsioon ei ole lihtsalt lubanud seda, sest jalgpallis on nii-öelda liiga palju pingetunud mängijana, et minna õppima. Et nüüd õnneks nagu Pärnu on vastu tulelik olnud ja Igor ka, et okei, mine, tee, aga jäta meelde, sa oled ikkagi mängija. Et tihti peale mängijad, kes lähevad nagu treeneri ametit õppima, siis nad tulevad liiga analüütiliselt tagasi ja mõtlevad nagu liiga palju treenerina. Et tähtis on see, et sa pead ikkagi truuks jääma sellele, mis sa praegu oled, aga sa valmistad ennast ette tuleviku jaoks. Et lähen teen UEFA B ära ja siis loodetavasti tulevikus olen väga-väga suures mõjuvas rollis. Ma ei tea, mis see mõjuv roll on, kas mingi klubi juhatuses, kas mingi spordidirektor, kas mingi peatreener, kas võib-olla abitreener, kas võib-olla noortetreener, seda näitab aega, seda näitab mu potentsiaal. Olgu, Sander, väga-väga põnevad jutud olid sinuga siin tund aega ja näed, tund 08 lausa. No näed. Läks üle tunni isegi. Teeme teise osa ka. Teise osa lepime kokku siis, et teeme siis, kui sa ühel päeval oled ikkagi juba endine jalgpallur. Ja. Loodetavasti me mingi järgmised 5 aastat ei kohtu siin laua taga, aga kunagi loodetavasti ikkagi võtame selle asjad nagu täiega kokku, mis sa siin Eestis teinud oled.
Teeme nii, suur aitäh! Ja, aitäh sulle ja edu siis nii mängijana kui ka tulevikus treenerina. Teeme nii! Saate toob teieni Coolbet, Eesti jalgpalli suurtoetaja. Siljevits endardus ja piire pääseb löögi! Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab 3. poolaeg.